Nii, nüüd jõudsime selle koha peale, kust peaks sisenema siis sinna, oleks nagu vee ärajuhtimise kanal. Tegelikult on see sissepääs rajale. Nagu näha, üks matkaseil tuleb välja praegu sellest august. Hola! Nüüd sukeldame meie siia auku. Karm laskumine. Vabati. Ops. Rahvas on nii õrnalt, nii õhukuselt riides. Arvestades sellega, et nii külm on. Hola. Tee peal ei olnud mingit viita, et siin on rada. Ilma mingi GPS-i või kohalikke olusid teadmata ei oskagi siia sisse keerata niimoodi. Aga no nii, nüüd oleme raja peal niivõrd kuivõrd. Vähemalt selle pärast võib öelda, et oleme raja peal, et jäljed on ees. GPS näitab, et oleme natuke raja pealt maas. Aga vähemalt oleme samas kandis. Nii. Päris kõva laskumine. Okei. Nii. Oh. Kaktused hakkavad valmis saama, kaktusemarjad. Ilusad suured kaktusemarjad. Näitan siis sealt, kus antennid paistavad. Alustasime tulemist. Seal oli see Inglessi vaateplatvorm. Mööda seda mäenõlva. Tulime siis siia. Teekond sealt ülevalt siia on meil kuskil siis 3 kilomeetrit. Ja selleks, et tagasi jõuda sinna mäe peale, on meil vaja minna natukene teist rada, mitte seda, mida mööda me tulime. Ja selle raja pikkus on 4 kilomeetrit sinna mäe peale tagasi. Kui nüüd siit on näha neid antenni konstruktsioone. Siis sealt paistab selline linn nagu San Andreas. Elamist kunagi ehitunud. Ei ole just lihtne koht elamiseks. Muidugi ehitatud on ikka niimoodi kalju serva peale kohe otsapidi.
ega need asjad siin koos ei... Ops! Ega need asjad siin ikka koos väga ei seisa ka. Väike raputus ja siis on siin hunnik kive ainult järgi. Aga noh, vähemalt on ägedad vaated, kui siin elada. Võt nii. Kõva tuulega muidugi on siin jama tõenäoliselt. Aga siin on juba nii võssa läinud see rada. Tundub, et selle raja peal nagu väga ei käigi keegi. Meie oleme siia jälle sellised pooljuhuslikud äraeksijad. Nüüd oleme juba 300 meetrit sellest kohast allapoole laskunud, kus auto jätsime. Ja kogu aeg laskume allapoole, mis tähendab seda, et ükskord me peame hakkama ülespoole tagasi tulema. See on ikka meeletu sügavik. Täitsa vertikaalsete seintega kitsas. Taimestik muutus nii järsku. Jõuame kuskile. Jõuame justkui teistsugusesse metsa. See võib tähendada seda, et me jõuame nüüd kuskile kaljude peale serva, kus suured puud ei saa kasvada, kus kasvab võsa ainult. Okei, hakkame minema. Ma ei tea, kas me nüüd oleme kõige madalama punktini jõudnud. Igal juhul autoni on kõrguse vahe meil 350 meetrit tõusu ja teepikkust 2,5 kilomeetrit. Maha on siis käidud circa 5 kilomeetrit. 2,5 on jäänud veel minna. Kui me 5 kilomeetriga laskusime alla 350 meetrit, nüüd me peame siis 2,5 üles tõusma 350 meetrit. Kui me nüüd rohkem ei lasku muidugi. Noh. Ja ainult üles poole. Niimoodi lõpuni välja 1,5 kilomeetrit. 1,5 kilomeetri peale. Tõusu on jäänud siis kuskil 250 meetrit või natuke rohkem. Eest terendab valgus. Tundub, et peaks olema mingi kaljunukk, kuhu peale me jõuame. Ja nii vist ongi. Ossa. Ukstesse kinni ka veel. Selline seis. Siis seal on üks kaljunukk. Kuhugi sinna kanti peame jõudma vist. Nii.
veel teide paistab pilvete taga. Nii, huvitavad taimed kasvavad siin. Koore on maha visanud puu omal ja puukoor on kuidagi kiuliseks läinud või selliseks nagu ribadeks. Ribad ripuvad alla puu otsast. All lendavad linnud. Sammal ja mul on juua. Nii, väits puhkust ja lähme jälle edasi. Nii, selle kivi pealt siis läksime. Selline huvitav taimestik siin. Igasugu sorti lehti ja okkaid ja sammalt ja üleval hakkab pilve minema. Aga taimestik on huvitav. Juured, ära kuivanud lehed vist. Karmid tõusud. Siin on siis ristumine teiste radadega. Nii, mingi raja peal oleme, märk. Ja jälle märk, rajamärk. Ja ma ei tea, sinna läheb rada ja sinna läheb rada ja 1, 2, 3, 4. Aga sinna näitab, et ei lähe rada. Koerte koolitus, me oleme sinna. Nüüd me läheme mööda seda täistatud rada autoni välja. Hakkame jõudma tagasi vaateplatvormi peale. Taimestik on siin selline huvitav jälle. Sammal habe on see. Habe sammal. Naksitrollidest. Seal on siis see, mida näeb ka platvormi pealt. Viimased ponnistused ülestõusuks. Ja kohe oleme auto juures. Jäänud on siis paarsada meetrit.